Jah, ja ma võtan põhimõtteliselt ette, Liisal oli seal pikalt ees üks slaid sellest, et mis siis toimus Ukraina teemal, ma siis nagu süvenen sellesse ühte slaidi tegelikult lähemalt veidikene. Üks sõna sellest oma enda taustast, mind teatakse erinevate töökohtade tõttu läbi erinevate aastakümnete. Hetkel ma olen sellises kohas nagu Vaimo, meie tööks on e-kaubandus, kõik strateegia, arendus, hosting ja nii edasi. Aga mitte nüüd Magento, vaid ka erinevad muud headless lahendused, mikroteenused ja nii edasi, kõik sinna juurde kuuluv. Suured kliendid ja mul on huvitav see, et mul on 600 kolleegi üle maailma. Ma loodan, et ma panin kõikide riikide koodid siia kirja ja keegi, kui ta peaks seda kunagi nägema, ei solvu, et ma unustasin nende toreda armsa nunnumaa ära. Tasub tähele panna, et siin on nagu maade hulgas ka näiteks UA. Ja me tegelikult ennem seda, kui ma vist eelmise aasta augustis liitusin, ei olnud umbes 2,5 aastat olnud ühtegi intsidendilaadset asja. Me mängisime läbi selle, et me leidsime kusagilt mingi logifaili, mis ei oleks pidanud olema, või mingi logifail oli puudu ja me kirjutasime intsidendi raportit ja tegime root cause analüüsi ja lihtsalt niisugust tüüpilist, nagu ikka, turvatrenni. 24 veebruar muutis meie jaoks kõike. Ehk et teenustõkestusründed, saitide ummistamine võltsitud krediitkaarditehingutega, hulk varem mulle mitte näha olnud turvaskannereid, uued domeenid ja tuntud e-kaubanduse sellised nii-öelda tuntud gängide uued ründelained, erinevate paroolide ärakasutamine, paroolilekete uuesti kasutamine, kas me leiame, kas õnnestub midagi ära teha ja loomulikult sihid Ukrainat toetavate riikide pihta. Rääkides sellest ettevalmistusest ja kõigest sellest sellisest nagu strateegilisemast poolest, see on minu selline sisemine memo 25. veebruari hommikul, eks ma tegelikult kirjutasin seda seal 24. kokku. Ma proovisin mõelda selle peale, mis siis tegelikult võib hakata meiega juhtuma. Ja ma jõudsin järeldusele, et peamiseks riskiks on tegelikult inimesed. Ehk siis need samad ligipääsud kuhu iganes ja nii edasi. Ja proovisin mõelda välja ka sammud, mida tegelikult võiks inimestele soovitada, eriti kuna mul on hulk inimesi Ukrainas, siis ilmselt ei saa neile öelda, et ärge kasutage Telegrammi, kui see on see, mida nad kõik kasutavad oma evakuatsioonitegevusteks, ehk et proovime olla mõistlikud. Ja me proovisimegi tasapisi kommunikeerida sealt välja siis neid asju, mida oleks vaja teha ja millele tähelepanu pöörata. Kaasa arvatud see, et nüüd on tegelikult see üks kord, kus võiks paluda ka inimestel paroole vahetada. Üldiselt NIST ei soovita inimestel paroole vahetada, aga nüüd on tegelikult see võimalus panna ründajale tee kinni ja palun vahetage. Me küll kampaaniat otseselt ei teinud. Samal ajal, kui mina kirjutasin eelnevalt nähtud analüüsi või seda nii-öelda riskihinnangut, oli juba 24. õhtul kell 8 Zulu ehk natukene keskööd meie aja järgi registreeritud domeen redditstatic.org. 27. ehk mul üks teine minu järgmine riskianalüüs on vist 28. hommiku kuupäevaga me tegelikult juba nägime, et need tegelased olid teinud esimesi pöördumisi. Ja kui enamasti on küberrünnete nii-öelda attribution ehk et teostaja tuvastamine keeruline, siis antud puhul see nii ei olnud. Ehk et kes vene keelt ei valda, siis võib vaadata Google Translate'ist järgi ehk et suck UK oli sõnum. Ilmselt oli see seotud siis, ma tea, nende poole pealt tulid vist nad NLO nimelised tankirusikad. Mustrid, mida me tegelikult näeme, on täpselt need samad, mida on räägitud läbi aastate. Ehk et paroolide korduskasutuse vältimine, sest et sellega on võimalik tõenäoliselt kuhugi admini sisse pääseda. Samuti kõikide turvaaukude õigeaegne lappamine, sest et sealt kaudu on võimalik kuhugi sisse saada. Meil oli selles mõttes Magento maailmas oli tore, et meil oli just olnud, ma nüüd kuupäeva ei näe, aga ma arvan, et see oli kas jaanuaris oli üks tuuma vulnerability, mitte nagu nuclear, vaid nagu core, tuumikvõrk, tuumiktarkvara haavatavus. Õigupoolest oli 2, nii et me saime tehtud sellise harjutuse ja siis tegelikult veel kord kogu kliendibaasi paikamise. Esimene kord läks meil selle peale mitu päeva, teine kord oli meil tehtud alla 24 tunni ja võisime hakata torti sööma. Tänu sellele see alumine slaid meile seda puhku oluline ei olnud. Küll aga on see hästi oluline, number 2,
mõtlemas kõigile teistele. See on nüüd natukene varasemast ajast üks pilt ühest WordPressiga seotud haavatavusest ja nagu seal alt on näha, see on siis nüüd esimesed tunnid. Ja mul on vist laser ka olemas siin. Ehk et siit on näha, et on hakanud tekkima ründed. Siin on see koht, ehk et öösel kell mingisugune 23 vist, kus esimene meie klient sai Zone'is, kui ma olin veel tööl, pihta. Siin natukene varem on vist kommentaarid ühe Soome Serava poiste poole pealt. Siin on siis WordFence'i kirjeldatud ajalugu, ehk kus nemad on seda avastanud. Esimene blogipostitus on siis järgmisel päeval kell 3 päeval. Ehk selleks ajaks oli tegelikult juba suur hulk saite lammutatud, kui meil oli võimalik üldse hakata millegagi reageerima. Sellel hetkel ei olnud ka uuendust olemas. See on nüüd esimeste päevade vaade. Ja siis see blogipostitus, kus sellest räägiti, oli siin. Ja on näha, et kuidas ta siis läheb selles mõttes edasi ja hakkab tulema need ründed järjest juurde. Ja see on siis esimese kuu vaade. Ehk et siis esimeste kuude vaade, ehk et siin on see eelmine slaid, oli meil kusagil siit, eks ju. Ehk et see on tegelikult see, mis internetis toimub ja millega me kõik kipume kogu aeg pihta saama. Aga nendest haavatavustest olulisem on ikkagi see küsimus sellest, mis on kõikvõimalikud kasutajakontod. See on nüüd ühe Ukraina-poolse sellise nii-öelda positiivse häkkeri, selles mõttes meie vaatest kommentaar 27. veebruaril. Tõlge on all, TRO on siis nende kaitseliit põhimõtteliselt. Me otsime ligipääse. Ärge tegelege igasuguse juraga, meil on vaja ligipääse. Ja tegelikult see on see, mida me oleme näinud korduvalt ja korduvalt just nimelt eriti pärast 24. veebruari, et see on see suur hulk nendest kõikidest rünnetest, millest me loeme kusagilt meediast. Mõni aeg tagasi oli siin juttu näiteks Uberist, GTA tootjast ja nii edasi. Need kõik on seotud sellega, et kusagilt on läinud jalutama ligipääsud, on suudetud saada mööda ka push multifaktor autentimistest ja muudest asjadest ja sealt on siis tuldud sisse ja hakatud edasi lammutama. Neid tegelasi on palju. See on CyberKnow tabel, siis hetkel kahe poole lammutavatest jõududest, nii-öelda kollased ja punased, ja need, kelle kohta ei ole teada, kes on. See on värske tabel, nagu te näete, Elon Musk on seal ka üleval kirjas kui unknown affiliation, PsyOps ja kanaliks on Twitter, eks ju. Võib-olla kogu Twitter on tema omavasti. Ehk et seda seltskonda on, ja seda jama lendab ringi ja nagu me oleme aru saanud, siis viimastel nädalatel on seda hakanud järjest rohkem ja rohkem lendama ringi. Nüüd 28. Jõudsime sinnamaani, et ma hakkasin siis rohkem kirjutama juba sellest, et mitte inimesed, vaid mis me need süsteemidega saame teha, et mis meie süsteemidest võidakse maha võtta ja mis on nagu sealsed riskid, millega me peame tegelema. Sellel hetkel tegelikult ühes kohas juba oli teada, et takkajärgi teada, et käis nakitsemine, ehk et kui siin Liisa ütles, et vaja neid, kuidas need on, personalialaseid otsuseid teha, siis mina isiklikult võin öelda, et ma olen nagu see, kes on olnud umbes täpselt 24 tundi sündmustest maas oma riskianalüüsidega. Ehk et ma loodan, et ma veel ikka kvalifitseerun tööle, selles mõttes ma järgmine kord proovin, kui tuleb uus Vene-Ukraina sõda, ma proovin olla nagu 24 tundi sündmustest ees, aga nagu it's only so much you can ask a man to do. See teine pool, mida me tegelikult oleme näinud, ja ma nüüd ei väida, et kõik need pildid on seotud 24-ndaga, igaks juhuks, et keegi ei hakkaks mingisugused mõtlema, kelle pilt see on. Te ei tea, kelle pilt see on. Siis lihtsalt näiteks, see on nüüd üks kodanik, üks lammutaja. Võtab ette ühe saidi, ta saabub sinna kell 16.34 ja proovib koormata erinevaid lehekülgi. 16.46, mis on 12 minutit hiljem, ta avastab ühe lehekülje, millele mõnesaja päringuga on võimalik tegelikult sait maha tõmmata. Proovib, katsetab ja 16.50 ehk 4 minutit hiljem salvestab ta video, mille ta saadab kliendile. Kuidas ta täpselt seda tegi? Bounty Hunter. Ehk kõige müstilisem on tegelikult see, mida me oleme korduvalt näinud, on see, kui lühikene on see ajatsükkel sellest hetkest, kui keegi mõtleb, et ta teeks midagi teie vastu, kuniks tal see õnnestub.
ma olen näinud Sony's töötades, kirjutas meile keegi, et kas te mingisugust bounty't vähemasti T-särki saab teilt ka või? Ma ütlesin, no ma ei tea, et võib-olla T-särki saab. Vend astus põhimõtteliselt sisse, nii-öelda mitte majja, vaid rakendusse, nagu lihtsalt nagu niimoodi. Ja tal oli mingisugusegi 15 minutiga oli cross-site scripting olemas. Nagu selles mõttes tähendab, ja ma üritasin otsida logidest, kas ta on varem midagi teinud. Ei, ta lihtsalt küsis, et kas nagu T-särki saab ja siis ta tuli sisse ja leidis turvahaugu. See käibki niimoodi, et te arvate, et see on mingi insider info või midagi muud. Lihtsalt inimesed igapäevaselt teevadki seda tööd. See on üks teine näide, jällegi viitega sellele, kui Liisa rääkis, et erinevad need kaitsemeetmed, mis võiksid ees olla. Ja et see võtab kõik probleemid maha. See on nüüd üks näide, mille kohta, kui ma seda näitasin, ühel teisel üritusel küsiti, et see on nagu veebruari algusest või veebruari lõpust, jah. Ehk et pildi järgi äratuntav muster. Ehk et 0. sekundil hakkab pihta DDoS rünne. Kokku oli vist mingi 4 miljonit HTTP päringut, kui ma hästi mäletan selle maht. 9. sekundil jõuab süsteem niivõrd kaugel, et meie poole pealt on esimesed veateated. 20 sekundit pärast rünnaku algust hakkab rakenduma see sama Cloudflare'i kaitse. Cloudflare'i kaitse hakkab muideks rakenduma selle peale, et ta tuvastab, et sait annab vigu. Järelikult on vaja kaitsma hakata. Ehk et vigade andmine tegelikult on positiivne tegevus. 45. sekundiks on Cloudflare saavutanud 100% ründava liikluse enda peale võtmise, vead kaovad ära ja minuti 2 sekundit hiljem on rünnak läbi. Niimoodi käibki. Ja nagu Liisa ütles, seejärel läheb paar minutit aega selleks, et süsteem püsti tuleks. Jah, tõepoolest, sest et mis selle sama teie teenuse taga on terve ahel erinevaid komponente. Ja see on tegelikult see osa süsteemist. Antud puhul siis veebirakendusest on juttu, millest enamus meie opsist ja arendusest tegelikult ei mõtlegi. Need on mingi komponendid, mis tulevad kusagilt Terraformiga või millega iganes kusagilt paigaldatakse, kõik asjandused jooksevad toredasti, aga mis tegelikult toimub on nobody knows. See on tegelikult see küsimus, mis tegelikult keeb ja küpseb seal need järgmised 5 minutit. Mida siis teha internetis olevate teenustega? Absoluutselt nõutav on aastal 2022, tegelikult tuli juba natuke varem ka, Cloudflare või mingisugune muu selline DDoS tõrje ja veebirakenduse tulemeeri teenus. Ja see, et panna kinni ka kõik võimalikud augud, mis võivad olla selleks, et sealt ümbert ligi saada, sest et tegelikult, kui ei ole Cloudflare hästi pandud, siis on võimalik sealt ümbert ringi saada. Logide olemasolu ja nende võimekus neid interpreteerida. Logide olemasoluga juhul, kui juhtub rünne. See on eriti keeruline, ehk et tähendab, teie tavalise süsteemi logimise võimekus võib-olla ei pruugi olla piisav sellel hetkel. Ja samuti see, järjekordselt see personali teema, tagada, et majas oleks keegi, kes väga täpselt teab, mis süsteemides toimub. Mida rohkem me oleme liikunud sellistele mitme abstraktsustaseme kõrgustele süsteemidele, virtualisatsioon, konteinerid, Kubernetes, Helm, Terraform, nii edasi, kõik see, mis seal all on, hästi lahedad asjad, mulle õudselt meeldivad kõik. Seda vähem me tegelikult mõtleme nende vaeste väikeste transistorite peale, kes on keset protsessorit ja teevad selle raske töö meie eest ära. Aga kusagilt on vaja neid inimesi, kes teavad ka seda, ja neid inimesi on tõenäoliselt kõige raskem leida. Ole valmis vahetama kõiki paroole sellel hetkel, kui sul on kahtlus, et sul võib olla süsteemis mingisugune kompromiteerumus. See on üks asi, mis on nagu veel raskem kui logide lugemine, uskuge mind. Ja standardid on, see on parimad sõbrad. Mitte ainult ISO 27. On olemas suur hulk tasuta ressursse, näiteks Mitre Attack, mis tegelikult süstematiseerib ära kõik selle poole, kuidas meid rünnatakse. ISO tegeleb sellega, et süstematiseerib, kuidas kaitsta. Aga selleks, et ülemustele öelda, miks on vaja tegelikult ISO 27, oleks vaja öelda ka, kuidas rünnatakse. Ja selleks, et õpetada kõigile kolleegidele, kuidas on. Siis benchmarkid. Ma tegelikult varem ei ole neist kuulnud. Ma vaimus õppisin. Meeletult oluline tähendab selles mõttes võtta ette best practice, lihtsalt hakata punkthaaval enam-vähem kontrollima, täitma. Enamuste kontrollimiseks on olemas ka tööriistad. Väga head selged õpetused, lihtsalt nagu ma ei viitsi midagi ise kirjutada üldse. OWASP, mis puudutab veebirakendustesse, terve perekond asju, mitte ainult top 10, millest kõik räägivad, vaid ka ASVS, VSTG ja cheat sheetid ja nii edasi. Ja mida kasutajatega teha? Mul on siin üks kiri jõuluvanale. Single sign-on, korralik MFA soovitavalt YubiKey.
VPN-ide kõige asemele mingi Zero Trust lahendus, mulle õudselt meeldiks Cloudflare Access, jõuluvana, kas sa kuuled, mul on hea poiss olnud, Paroli Safe, monitoring ja nii edasi. Kas jõuluvana tuleb küsib, et poiss, et kas sa nagu ühe asjaga ei piirduks? Ei, mul on kõiki vaja. Ja ongi nii, kaitse on kihiline. Me ei saa teha niimoodi, et me ütleme töötajatele, et nad hoiaksid Paroli Safe'is, aga hoiame selle Zero Trusti pealt kokku. Või et ärme teeme monitooringut, sest et meil on, ma ei tea, single sign-on või midagi muud seokest. No way! I want it all. Või kuidas see laul käis? Aitäh!